Tervist, minu kõrval on Toomas Tross, kes on üks etenduses peaosatäitja. Ja ma tahaks siis sinu käest küsida, kuidas sa lühidalt kirjeldaks seda etendust? See on kabaree, mis viib meid eelmise sajandi keskpaika. Ja ta ei püsi paigal, vaid sõidutab meid Eestist kaugele Siberisse. Eks see on kahe kabareartisti teekond paradiisi. Mitte et Siberparadiis oleks, aga see on üks vahendeid, kuidas idealistlikud maailmavaated viivad sind ka ideaalmaastikele. Aga milleks vaataja peaks valmis olema, kui ta tuleb seda vaatama? Vaataja peaks valmis olema selleks, et tegemist on kabareega, pesuehtsa kabareega, mitte varjeteega, kus on palju ilusat sulgi ja imeilusat tantsu. Siin on väga eriline lugu on meil rääkida laulude ja tantsude abil. Et ta on ikkagi kabaree, mis on väga lähedal teatrile. Ja teine on see, et peab olema valmis ja avatud üllatusteks. Ei ole vaja endale ühtegi hoiakut võtta, vaid peab nii-öelda puhta lehena tulema etendusele ja laskma etendusele ennast kaasa kiskuda. Kas sa räägiksid selle etenduse taustaloost ka, et me teame, et selle etenduse autor on Läti autor. Et kuidas te üldse nagu jõudsite selleni, et meil on see etendus siin vaadatav? Läti autor Lauris Kundars on siis nii stsenarist kui ka lavastaja. Ja temaga me kohtusime juba aastaid tagasi ja tema lavastas Piip ja Tuut teatris meiega Hamleti. Nii et niimoodi meil on juba üks õnnestunud koostöö selja taga. Ja järgmisena ta enam ei tahtnud kellegi teise poolt kirjutatud lugusid meie peal lasta mängida, et tahtis ise kirjutada. Aga selle loo noppis ta üles meie ühisest vestlusest ühel lõkke õhtul Lätis jõe kaldal, kui me rääkisime, et nii uhke oleks, kui Piip ja Tuut kunagi saaksid teha ühte filmi, kus nad viibiksid olukorras, kus nad jäävad sõjale jalgu ja kus siis oleks naer ja nutt käeksid niimoodi käsikäes kogu aeg. Ja ei läinudki paar nädalat mööda rohkemat ja siis ta juba ütleski, nii ma hakkasin kirjutama. Me ütlesime, kas siis filmitsenaariumi? Ei, ma hakkasin kirjutama teile teatrietenduse stsenaariumi. Ja siis veel paari nädala pärast ütles, nüüd on peaaegu valmis, sellest tuleb kabaree. Nii et nii palju seda eellugu, et Laurist me teame väga hästi nüüd juba pikka aega ja ta on meie kõige parem lätlane. Ja siis ta ütles, meil Laagrissan, saagu! Hakked võla. Kabaree! Mida tähendab see etendus sinu jaoks? Mida see tähendab, et sa saad inimestele jutustada just seda lugu ja mida tähendab sulle, et sina saad seda lugu mängida? Kui on nii eriline lugu ja see eriline lugu väga tiivustab mind, siis tekib selline sisemine soov ja tahtmine seda lugu ka teistega jagada. Nii nagu heade anekdootidega, ikka tahad edasi rääkida ja anda võimaluse ka teistel naerda.
ja see lugu siin küll naerda nii palju ei saa, kui mõnes anekdoodis, aga kui rahulikult järele mõelda, on see tegelikult suhteliselt anekdootlik lugu. Aga see lugu oli nii eriline, mille Lauris kirjutas, et jah, me väga-väga tahame seda rääkida. Seda mängida, nii palju selle peale ei mõtlegi, et me nagu mängime seda, et me pigem me oleme siin ja teeme seda etendust sellepärast, et me tahame seda lugu jagada publikuga. Ja see on see peamine asi. Muidugi on ülilahe teha kabareed. Mitte, et ma oskaks väga hästi laulda, aga lihtsalt kabareed, kui sellist on nii lahe teha. No muidu teil on ju niimoodi, et Haide laulab ja sina hüppad, et teame, et sinul viisiga hästi ei tule välja, aga nüüd vaatame, et laval Toomas Tross laulab siin ja päris hästi isegi laulab. Ja see hästi palju peab harjutama, siis tuleb välja ka. Iga asjaga on nii, peab palju harjutama. Mõned on andekad inimesed, mõned peavad palju tööd tegema. Väga hästi öeldud.